Kõigepealt sellest, kui ma 1955. aasta paiku alustasin tõsisemalt juba linde uurima hakkasin, siis oli algul muidugi niimoodi, et see asi ei olnud popp ja need uurijad olid nagu üksikud valged varesed. Aga eks huvi süvenes ja siis, kui sai juba mitu aastat õpipoisi tööd tehtud, siis juba 60. aastate algul võis juba hakata konkreetsemalt ka linnuseiretega tegelema. Ja erilist huvi on kogu aeg äratanud minus röövlinnud. Ja siin ongi nüüd siis kogutud üks osa vaatlustest, kus põhirõhk on praegu siin röövlinnu koosluste dünaamikal tervikuna Sauel 50 aasta jooksul. Nii, Saue seireala asub Põhja-Eestis, Harju maakonnas, nagu näete, Tallinna lähistel. Nii, ala läbivad 2 suurt magistraalteed, Pärnu maantee ja Tallinna ringtee. Põhjas piirab teda, õigemini riivab raudtee. Lisaks on väga palju elektriliine, kõrgepingiliinid eriti suured, tähendab 200-300 kilovoldised. Ja palju kõrvalisi teid. See ala, mis praegu nüüd on kinnistunud, see on täpselt 60 ruutkilomeetrit ja käesolev ettekande need andmed, kogu see andmestik põhinebki sel sama ala kohta. Nii, ala välja kujunemisel oli niimoodi, et elukoha koht peaks olema nagu keskpaigas, aga siin kujunesid huvitavamad alad lõuna poole, samuti olid suunad kagusse, itta, läände. Ala piirideks jäid siin nagu näha on valdavalt Keila jõgi. Ja siis ida pool oli Tõdva jõgi ja samuti teised geograafilised punktid, mis on kindlalt paika pandud ja millest on väga rangelt kinni peetud. Kui on ikka piiritagune lind, röövlind või kes tahes, ta oli ikka piiririkkuja. Nii, siis edaspidi muidugi nägime, et see 60 ruutkilomeetrine ala on ikka natukene kitsas. Ja kui arvestada praegu seda, et millest ma oleks pidanud tegelikult alustama, et algul alustasin muidugi üksi, et 1995. aasta 6. aasta paiku liitus välitöödega minu poeg Aarne. Ja siis nägime, et on jaksu rohkem teha ja et saada ikka tõesemad tulemusi, sai ala suurendatud. Ja see sinine ala nüüd siin ümber, see hõlmab nüüd 90 ruutkilomeetrit. Kusjuures ikkagi käesolev ettekande kõik andmestik põhineb 60 ruutkilomeetril. Mis puutub metoodikasse, siis kui nii, et röövlinnu metoodika tuli, ütleme, ilmavalgele või meil, ütleme nähtavale hiljem, kui mina alustasin. Aga metoodika on jäänud õnneks samaks. Siin muudatus ei ole. Seda eeldas see, et maastik on peesusteni tuttav. Kõik need loendusalad on, neid on, ütleme, umbes 200 nimetust, kõik on oma sihvrite kaudu paigas oli enne arvutisüsteeme. Ja siis vesitsevad linnud on märgitud üksikvaatlustena juba kaartile ja kui kaardil kogunes neid punkte palju, mitmeid tähendab, siis punktikobara meetodil võis juba määratud pesitsusterritoorium on seal olemas. Ja kui siis selle loendusaja ajal tähendab, ütleme, kakkudest alustades märtsi algul, lõpetades kuskil augusti keskpaigas, kui kotkastega tegemist või erilase viuga, siis need territooriumid olid juba selleks kindlalt paigas. Muidugi täpsemad andmed andis pesaleid või lennuvõimiline pesakond, kus oli näha, kus ta seal territooriumil oli liikunud, et seal samas lähikonnas oli hiljuti lennuvõimestunud pesakond. Muidugi kõige täpsemalt konkreetsemalt teavet annab pesa sisu. Selleks on meil ka sisse seatud muidugi pesaregister, kus on 360 pesa kohta täpsed andmed, kus on munade arvud, poegade arv ja kõik ülejäänud andmestik, mis vaja. Välitööde kestvus oli keskmiselt 37 päeva hooaja kohta. See tähendab, nagu ma siin nimetasin, et ütleme märtsi algusest laias laastus kuni augusti keskpaigani. Kui olid viletsamad aastad, siis ei olnud mõtet
nagu peale juulit enam midagi suurt ette võttagi, mõningad kohad üle kontrollida. Nagu näha, on olemas ekstreemsed aastad ja siin on nüüd see, ütleme, graafik aastate lõikes. Ülespoole võttes aastad on vaatluspäevad, teisel täljel on aastad ja näha, et siin ühel aastal on leitud või päevi, vaatluspäevi kogunisti ainult 14, teisel on üle 60. No keskelt läbi laias laastus on, ütleme, neid päevi olnud siin 30-50, selle vahel on valdavalt. Nii, kahtlemata mõjutas vaatlusandmete tulemusi, vaatluste maht. Mahuga on selline lugu, et alati ei olnud võimalik nii palju neid vaatlusi teha, sest röövlinna vaatlused on väga aeganõudev töö. Ja selles suhtes ta mõjutas vaatlusi negatiivses suunas. Aga samas on, ütleme, võime seda nentida, et nagu see tabel, kus on ka andmed, näitab paremale graafik näitab päevade arvu, ülevalt on territooriumide arv 60 alal. Et kui jätta välja niikuinii jäid andmed juba kahest ekstreemsest vaatlusaastast, jäid andmed välja 2002, kus oli väga hea aasta, ja 1987, mis oli täielik madal seis. Ja kui need andmed on nüüd välja jäetud, siis on nagu näha, et trend on muidugi tõusvas joones, see tähendab seda, et kui ikka vaatlusi on vähe, on andmed ka vähem. Aga andmed on ka sellepärast vähem, et kui on nähtud, kui ei ole iiri ja kui ei ole ka neid röövlindu, kellel ei ole iired nii olulised, ta saab oma saagi mujalt kätte, siis vastavalt sellele on vähendatud vaatluste mahtu. Ei ole enam otstarbekas kuskil minna augusti algul erilise viud otsima, kui teda ei ole, teame. Nii et ka selline tendents on olemas. Siin näitab see kaart praegu seda, et paralleelselt röövlindude uurimisega, seirega, pidi pidevalt jälgima ka maastiku muutusi. Kuna 50 aastat on siiski natuke pikem kui lühike aeg, siis selle aja jooksul muutub maastik tundmatuseni. Seal, kus vanasti näiteks sai maasikat korjata, seal mühab praegu mets ja vastupidi olukorrad. Siin on nüüd näide sellest, mis me oleme Aarnega teinud maastikuanalüüsi. Siin me ei ole toetunud mitte kaartile, vaid iseenda teadmistele ja paika pandud selle aasta, nii-öelda aasta hetke seis. See on maastikuanalüüs aastast 2010. Ja neid analüüsi sai tehtud aeg-ajalt vaheaegadega, sest muidu ülevaadet poleks saanud sellest, kuhu me praegu nüüd jõuame. Jõudsime maakatte tüüpideni. See tabel on nüüd niimoodi, et siin on näha, et siin on vahed ei ole kõik ühe suurused, need aastate vahemikud, aga võtame kas või aastat 1961 ja võtame 2010. Nii et vahe on siis 50 aastat. Mis siis juhtunud on? Võtame kõigepealt puistud, alustame sellest. Kui algul oli puistute osatähtsus oli 62% kogu sellest maastikust, siis aastaks 2010 oli see langenud alla 40%. Ja mille arvelt siis? Kõigepealt näeme, et kõigepealt kukkus puisniite oli vanasti, oli tõesti palju. Jõeäärsed alad, kus load lõppesid, olid puisniidud, kus muide siniraagu oli ka isegi. Ja siis hakkas langema ja praegu on puisniidud muutunud olematuks peaaegu. Mõningal määral on nüüd selle võrra võitnud võsametsad, aga seda siiski vähe. Nii, nüüd võtame poollooduslikud niidud. Muide metsade see vahekord on jäänud umbes endiseks, kusjuures ka okas, sega ja lehtmetsad, kõikide osatähtsus on ka circa kolmandik kõigil. Muutused on, aga mitte suured. Poollooduslikud niidud, mis olid enne eriti Keila jõe ääres ja mida pidevalt niideti, hooldati, need on kadunud praegu täiesti. Näete, aastaks 1996 neid juba enam sisuliselt ei ole.
Selle all see nimetatud maaparandus tegi kena kõva töö, raadas selle maa üles ja ilmusid põllud. Ja põldude osatähtsusel muidugi kunagise veerandi pealt on kasvanud, nüüd ju läinud juba üle poole maa-alast, mis põldude all praegu on, kus juures osa põlde praegu võsastub, metsistub, osa on nüüd uuesti läinud kasutusse. Ja veel üks väga ülimalt oluline tendents, millel Saue seirealal on otsustav tähtsus, on asulad. Üldse linnastumine. Siin võime võtta kahte aspekti korraga. Esiteks on tekkinud neid väike asulaid väga palju. Võtame kõigepealt Saue. Saue oli enne väikene asundus, Alevik. Siis muutus linnaks, mis on kõvasti vahepeal laienenud. Ja mis ta varsti võtab suure hooga, laieneb uuesti. Ja ta kasvab Tallinna linnaga kokku. Ja Tallinna linn oli juba nüüd viimased aastad on linnud saanud natukene hinge tõmmata tänu sellele, et see linnastumine mõnevõrra on peatunud. Aga on väga palju, sellised asundusi tekkinud, kus on valgustused, kus on kõik öösiti särab seal päike, seal loomulikult kodukakku enam ei ole. Nii, praegu nüüd vaataks paari pildikest lihtsalt illustratsiooniks, kuidas maastiku muutumine on olnud. Need võtted on võetud põhimõtteliselt juhuslikult täpselt samadel aastatel. Siin vasakul üleval on koht, kus alati pesitses tagapool tuuled alla ja kus isegi sooräts oma pesakonnaga ringi uitas. Nii, paremal all näete, nüüd on siin viadukt, mida kõik peaksite teadma. Pärnumaa Kanamaa. Siin on üks paljudest magistraalkraavidest üleval vasakul 1975. aastal. Ta juba näete, on võsastumine on juba alanud. Ja all näete tulemust on selline. Siin on nüüd üks idülliline nurgakene, kus lõpeb Luha Einamaa ja algab puisniit, see metsatukka taga. Nüüd ei ole enam ühte ega teist, on asemel sirge maantee, taga taamal on näha elektriliini, põld ja siis kaugemal mets, aga see ei ole enam see mets. See on juba teine mets. Nüüd palun Jaarne järka. Nii, tervist ka minu poolt. Kui nüüd kuulsite üle 10 minuti, kuidas ja kus metsas mütati 50 aastat, siis ma nüüd räägin ka sellest, mida seal metsas nähti. Nimelt siis tulemustest. Leiti kokku pesitsemas 11 liiki kullilisi ja 7 liiki kakulisi. Ja nüüd 50 aasta jooksul on nendest kadunud kindlasti 2 liiki, kassikakk ja väikepistrik, aga tõenäoliselt ka kodukakk ja vist ka soorets. Ja ilmunud juurde on siis 2 kloorkulli liiki, nimelt soo ja roo. Keskmine liigirikkus oli siis enam-vähem 11 pluss miinus 1 liiki aastas ja liigiline mitmekesisus ehk siis ka tuntud kui Shannoni indeks on keskmiselt olnud 2,25 suhteliselt väikese kõikumisega. Ja keskmine asustustihedus on siis 50 pluss miinus 7 paari, mis siis graafiliselt näeb välja umbes selline. Nüüd see punane joon seal näitab trendi ja nagu näha, trend on, kui see ekraan nüüd otse on, siis trend peaks olema grammikene positiivne, aga üldiselt väga stabiilne. Ja kõikumisi arukuses on loomulikult olnud, silma paistavad eriti 80-ndad, aga röövlindude puhul on see täiesti loogiline. Nüüd räägiks mõnest liigist, kes Saue kontekstis on nagu võtmeliigid. Nii sellel kui järgmistel joonistel on all X-teljel 5-aastased vahemikud ja seal graafikul on 5-aastase keskmine arukus. Kassikakk, nagu näha, on meil kadunud. Tema kadumine on seotud eelkõige ikkagi elupaiga kadumisega, sellepärast et suurte metsamassiivide fragmenteeritus on kogu aeg kasvanud ja kassikaku viimane selline kants Üksnurme metsas oli aastaid vahelduva edukusega ja lõpuks, kui ikkagi seda metsa igast nurgast näriti saagide poolt, siis
sest lõpuks ei pidanud tal närv vastu ja 97. aastal siis oli viimane pesakond ja rohkem peale seda ei ole teda näha olnud. Teoreetiliselt muidugi on võimalik, et ta naaseb siis hoopis uue liigina linna populatsioonina, aga ma sel teemal väga ei spekuleeriks. Kodukakuga on üldiselt sama kurb graafik. Pikk langus on samuti eelkõige siiski pesapaikade puudusest tulenev, sellepärast et enamasti tippaastatel ja ka edaspidi pesitses ta vanades mõisaparkides ja sealsed suured puud on enam-vähem ühel ajal hakanud otsa saama. Paljude mõisaparkide ümber on kerkinud tänapäeval, nagu meie neid seal nimetame, sellised küprokikuudid, mida on tõesti tihedalt, kus on juba külateedele tekkinud tänavavalgustus ja eks see ehitus ja inimmõju on ka selles mõttes kõvasti arvukust mõjutanud, et see viimane lõpp tuli kiirelt alla ja viimane teadaolev kodukaku paar leidiski tõenäoliselt lõpu ühe uuselaniku käe läbi, kellele lihtsalt ei sobinud see kummaline heli, mida ta õhtuti pidi enda rõdu pealt kuulma ja peale seda pole kodukakku ka enam meie viimases kohas. Handcock vastupidi on teinud kõva tõusu, see on loomulikult ei, täiendavalt ei ole, aga vastame hiljem nendele asjadele, eks. Et Handcock on üldiselt Eestis loomulikult nendel aegadel kõvasti tõusnud, isal on vist esimene vaatlus üldse 50ndate lõpust, kui ta ei olnud üldse kindel, et mis kaks see on, sest teda oli nii vähe. Aga nüüd viimaste aastate kasv, mets iseenesest Handcockule ju sobib ka praegusel kujul, nagu ta meil Sauel on, see fragmenteeritus talle nii väga mõju ei avalda, raiesmikud ju täiesti sobivad ja eks ka näiteks see Üksnurme viimase kassikaku kadumine tegi kohalikele ännakatele ainult head meelt, nii et ega selles mõttes tema elu on meil hea. Kanakull. Esimene kõva langus on veel selline järelröövlinnu sõda, see oli kohalike jahimeeste poolt tingitud, aga üldiselt väga stabiilne arvukus ja ajal, kui mujal hakkas see kõvasti langema, siis meil pigem tõusis ja seal on tõenäoliselt väga suur roll just sellel asustusel, sellepärast et mitmed paarid lausa spetsialiseerusid kodutuvidele, vareslastele, keda sai siis Pääskülast, Sakust, Sauelt ja mujalt lähikonnast. Ja see viimane langus praegu on osaliselt ka sellest, et tegelikult mõned kanakullid on, me ei ole küll kindlad, me nägupidi neid ei tunne, aga on kolinud meie alalt Tallinna linna tegelikult, nii et Tallinna linnas on teadaolevalt 2-3 isegi kanakulli pesitseb või tõenäoliselt pesitseb ja nad on lihtsalt kolinud oma toidule lähemale. Siis 3 liiki, kes on siis osaliselt või täielikult putuktoidulised, nendel avaldub siin väga selge langus ja selline sügav põhi 80ndatel, mida on siis peetud ennekõike ikkagi putukamürgi kõige intensiivsema kasutamise ajastuks Eesti põllumajanduses. Tuuletallajal on selline langustrend muidugi ka täheldatud mujal Eestis ja lausa kogu Euroopas. Ja praegune kasv on täiesti ka sellepärast, et tuuletallajal tõesti saueala sobib. Teda on tunduvalt rohkem kui mujal Eestis keskmiselt. Siis siin tabelis on veel mõned liigid, kes graafikule ei pääsenud, keda võiksite esile tuua, on hiireviu, kelle arvukus on stabiilselt roninud ülesmäge, sest hiireviu võib pesitseda tõesti lausa uskumatult väikeses metsatukas ja kultuurmaastik on talle täiesti vastuvõetav. Väike konnakotkas on olnud vähene, kuid kokkuvõttes enam-vähem stabiilne, viimasel ajal küll isegi on teda rohkem. Ja vaadates kakke, siis kõrvukräts, tal läheb meie alal hästi ja sooräts on nüüd olnud küll tõesti kadunud kaua aega ja nüüd 2005. kui ma ei eksi, oli see soorätsu buum, kui Pärnumaal oli lausa kolooniatena, et siis oli ka meil üks ainus paar. Aga mida sellest nüüd järeldada võib? Esmalt seda, et asustustihedus on püsinud enam-vähem stabiilsena
aga liikide arv on vähenenud ja see on üldine trend röövlinnukooslustes. Siis kui liike vaadata suuruse järgi, siis väiksemaid liike on jäänud vähemaks, suurte osakaal on kasvanud ja kohati võib seal olla ka oma koht kisklusel, mis on röövlindudel omavahel. Küll aga teaduskirjanduses on peetud paljudele loodusliku rohumaa röövlindudele kriitiliseks piiriks 5–7% just asulate poolt hõivatud pindala, et kui sealt edasi läheb, mis Sauel on hetkel juba 9% peal, et siis hakkab liikidega graafikud hakkavad kõvasti hüppama ja eks seda näitab peamiselt tulevik, aga hetkel juba see kanakulli näide on päris ilmekas, et kolivad lihtsalt linna ära, sest ka nemad muudavad oma harjumusi. Siis pestitsiidide mõju 80-ndatel on selgelt näha ja küll täiesti ootamatult tuli välja, et samade elupaiga nõudlustega liikide arvukused olid küllalt erinevad ja seega ühtegi röövlinnukoosluste põhilist trendi ei saaks seostada maastikumuutustega. Ühest küljest võib öelda, et kooslusena on nad siis maastikumuutusele vastupidavamad, aga teisalt maastikumuutumise indikaatoritena ei saaks röövlinnu koosluseid kasutada, pigem võiks proovida üksikliikidega. Mis saab Saue alal edasi? Seda mina vähemalt loodan küll näha. Ilmselgelt linnastumine on üha intensiivistuv, liigiline mitmekesisus väheneb. Kas see linnastumine just nii drastiline on, nagu siin eile õhtul tehtud kaardi peal, siis ma loodan, et ei, aga samas selleks on meil olemas ornitoloogiaühingu 100. juubelile pühendatud konverents 110. ja nii edasi. Ja loodetavasti saame seal rääkida, kuigi jah, tõesti Saue ala on nüüd saanud kurbloolisuse maigu juurde kui linnastumise testala röövlindudele. Aga kes nüüd ei malda oodata EOÜ 100 konverentsini, siis saab vahepeal lugeda siis ilmunud ja kohe ilmuvat artiklit Saue röövlindude kohta. Minu poolt suur aitäh ja ma tänaksin siinkohal ka kindlasti peale isa ka Asko Lõhmust, kes on tegelikult kahjuks tänaseni ei ole, aga kes on meil nõu ja jõuga siiski aidanud, eriti andmeanalüüsil ja tema panust on muidugi raske üle hinnata, nii et suur aitäh! Suur tänu Arnele ja Eedule. Kas on mingid küsimusi tekkinud sellise, ma ütleksin, väga mitmekesise ettekande peale? Üks küsimus siin taga on. Tere! Nimelt, kas olete kodukõkule loonud pesitsus tingimusi, pesakoste ja näiteks ja korvekõrvu krätsule? Aitäh! Me teadlikult juurde ei ole neid loonud, sellepärast et seireala mõte ongi tegelikult jälgida kõrvalseisjana, mis toimub. Aga loomulikult me ei ole takistanud kohalikke, neid siiski mõningaid on, kes on üritanud just enda lähikonnast kadunud kodukakku tagasi saada, aga tundub, et pesakastiga nii lihtsalt ei lähe, et tuleb vist midagi muud veel peibutuseks panna. Et me ise ei ole oluliselt seda kunstlikult suurendanud, et muidu ei oleks seirel erilist mõtet. Suur aitäh! Kas on veel tekkinud küsimusi kellegil? Kui ei ole, siis veel kord suur tänu ja jõudu ja pikki aastaid veel selle töö läbiviimiseks. Aitäh teile!